Meil on tulemas veel 2 paneeli. Aga ennem teise paneeli algust on meil väga äge võimalus kuulda ühe linna vaadet, kuidas üks linn on teinud enda tegevusi seadnud niimoodi, et ta on roheline, ta on tark, ta on kogukonda kaasanud. Ja järgmine esineja tulebki meile Tartust. Ta tegi eraettevõtluses karjääri pakendi ettevõtluses, oli seal tootmisdirektor. Nii et teab ka väga hästi ettevõtlusest. Ta on sihtasutuste Tartu Teaduspark juhatuses, Tartumaa turisminõukogu esimees, Tartu eluasemefondi nõukogu esimees, ehk et tal on teadmised väga paljudest sektoritest. Viimased 10 aastat on ta tegelenud Tartu linnas energiamajanduse vallas. Palun aidake mulle lavale kutsuda Raimond Tamm. Ja tere päevast kõigile minu poolt ka, et tõepoolest väga hea meel siin olla ja natukene avada neid tagamaid, kuidas meie Tartus asju näeme. Aga minnes kohe asja juurde, tõepoolest, mis meil linna arendamist igapäevaselt kõige rohkem mõjutavad, on 2 asja. On elanike ootus, millele me alati püüame vastata, et sellest oli ka enne see juttu, miks me püüame vastata. Ja teine asi on jätkusuutlikkus. Mitte ainult looduskeskkonna jätkusuutlikkus, vaid ka majanduslik jätkusuutlikkus. Ehk kogu selle tervikpildi linna arendamisel panevadki need erinevad komponendid kokku ja me oleme tartlaste seas läbi viinud küsitluse, et mis on teie jaoks Tartu juures need põhiväärtused, mida te tahaksite hoida. Ja need on siin ka välja toodud, need on kompaktsus nii liikumises kui asjaajamises. Ehk siis see, et Tartu oleks kompaktne linn ja ka, et inimeste vahelised suhted oleks kompaktsed. Et see on esmatähtis. Teine see, et meil oleks roheline elukeskkond, mida Tartu on püüdnud arendada ja mis on inimestele väga oluline. Ja 3. on kultuuripildi mitmekesisus ja kvaliteet. Et need on need väärtused, millest lähtuvalt meiega oma linna püüame juhtida. Osad nendest lähevad jätkusuutlikkusega väga hästi kokku, mõned võib-olla nii hästi ei lähe. Aga jah, et selliselt meie asja näeme. Elanike ootused on väga erinevad. Mõned ootavad, et me arendaksime linna targa linna võtmes futuristliku linna suunas, kus on tehnoloogilised lahendused, need, mis domineerivad. Teisest küljest on meil inimesed, kes näevad, et meie põhiväärtused peaksid olema looduskeskkond, kuidas looduskeskkond kõigele sellele inimtegevusele vastu peab ja nii edasi. Et mis meie linnavaates on oluline, on see, et me alati teaksime, et mis seisus me tegelikult oleme. Et ennem kui me hakkame mingisuguseid lahendusi pakkuma, me teaksime, mis seisus me tegelikult oleme. Milline on meie tegelik olukord, millised on meie väljakutsed. Ja alati me püüame alustada sellest, kui me oleme selle olukorra ära kaardistanud, et mis on need lahendused, mis on teostatavad, selleks kõik head lahendused ei ole teostatavad. Ja samamoodi see, et milline oleks nendest teostatavatesse kõige suurema mõjuga lahendus. Näiteks, kui me analüüsisime 2015 aastal, milline on meie energiatarbimise bilanss Tartu linnas, siis me leidsime, et lõviosa, see on see punane vasakpoolne osa, on 53% on kütteenergia. Meie tarbimisest domineerib kütteenergia. Samas, kui me vaatame emissioonide poolt, siis on selgelt näha, et 68% emissioonidest on elektrienergia. Ehk need on need lähtealused, millest me peame alati lähtuma. Ja omakorda, kui me teame, millised on meie emissioonid Tartu linnas tervikuna, et siis me suudaksime sealt välja mõõta, et milline on selles omavalitsuse osa, milline on erasektori osa. Meie mõõtsime välja, et emissioonides omavalitsuse osa on 8%, ülejäänud 92% on see, mida me saame oluliselt vähem mõjutada. Ja sellest 8% omakorda 75% oli elektrienergia. Ehk sellised lähtepositsioonid, et aru saada, kus me oleme, need on väga olulised enda jaoks paika panna. Samamoodi meie transport, meie suur väljakutse. Et majanduskasvu tingimustes autostumise kasv Tartus on olnud väga kiire. Et kui te vaatate seda sinist joont, siis eelmise aasta seisuga oli 46% igapäevastest linnas toimuvatest liikumistest autoga liikumised. See on väga suur osakaal ja see on ajas järjest kasvanud. Põhjuseid on palju, valglinnastumine on kindlasti üks neist, aga jälle, et oluline on teada, on mõõta välja, kus me oleme. Ja siis edasi saad hakata ellu viima tegevusi, et nagu näiteks rattaringlus, mille me ülelinnalisena sellel aastal Tartus avasime, mis on väga edukas olnud ja kus on 20 000 inimest suvekuudel rattaringlust proovinud. Et see on esimene näide. Teine on see, et võtsime kasutusele ainult gaasibussid meie ühistranspordis
eesmärk on minna üle biogaasile, aga biogaasi kättesaadavus sõltub juba mitte nii väga linnast, kuivõrd meie headest partneritest. Samamoodi näiteks kaugjahutus, mis esimesena Tartus üldse Eestis kasutusele võeti, nüüd on ka Pärnu selles osas saanud oma esimese kaugjahutusjaama. Tartus on tänaseks jaamu kokku 2, mis on jälle oluline mõju, on keskkonnamõju, et 70% emissioone on võimalik vähendada kaugjahutusteenusega võrreldes nüüd lokaalsete jahutusseadmetega. See, et biogaasi hakati tootma Tartu veevärgis ja selle baasilt Tartu veevärk ise ennast elektrienergiaga ja samuti soojusenergiaga varustab, on samamoodi üks näide, mis tuli meie energiamajanduse tegevuskavast välja ja mida rõhutati, et see on äärmiselt oluline. Samamoodi see, et meie Aadlapalu prügilas kogutakse biogaasi ja sellest biogaasist toodetakse omakorda taas elektrit ja sooja. Et need on lihtsalt tegevuste näited, ma ei saa neil pikalt peatuda, kuna mul on väga vähe aega. Andmed on omavalitsuse jaoks väga tähtsad, mis iganes, olgu ta suur omavalitsus, väike omavalitsus, te peate teadma, mis tegelikult toimub. Et sellepärast ka Tartu linn oma igapäevase tegevuse järjest rohkem andmete kogumisele keskendub. Ja see on ühest küljest selleks, et oma sisemist efektiivsust suurendada, aga samamoodi ka see, et teil oleks võimalik neid andmeid väljapoole anda, et sinna otsa saaks põnevaid teenuseid ehitada, innovatsiooni soodustada. Üks näide jälle, mida Tartu esimesena Eestis ära tegi, on see, et me võtsime kasutusele asjade internetiplatvormi, mida ükski teine omavalitsus veel kunagi teinud ei ole. Aga see võimaldab meil koguda sensorinfot kogu linnast. Tänasel päeval on see valdavalt transpordikeskne, on loomulikult tänavavalgustus, seal sees on liiklusloendurid, muud asjad. Aga see on jälle üks selline hea näide, et kuidas tegelikult on võimalik reaalajas infot koguda ja seda infot on meil plaanis läbi linnaportaaliga muuta kodanikele kättesaadavaks, et oleks visualiseeritav, et mis siis tegelikult nagu linnas toimub. Ja samamoodi veel näiteid siin keskkonna valdkonnast, et näiteks meie tänavavalgustusvõrk, mis meil on kesklinna piirkonnas, on tänasel päeval omakorda ka sensorinfot vahendav. Ehk meil on integreeritud erinevaid andureid kesklinna piirkonnas, mis läbi valgustusvõrgu siis oma infot ka meile sinna asjade internetiplatvormi edastavad. Olgu need siis teekatte olukorra hindamise, valguse peegeldumise andurid või olgu nad müraandurid, õhusaaste temperatuuri, mis iganes muud andurid. Ka meie suur ümberkorraldus, mis oli suvel, ehk siis üleminek uuele busside liinivõrgule, oli täielikult andmepõhine. Ehk tegelikult siin on välja toodud 5 erinevat andmekogu, aga neid andmekogusid kokku, mida meie partnerfirma Positium käsikäes VSP ettevõttega, kes on siis Soome päritolu, analüüsis oli 27, et neid andmekogusid oli meeletult palju ja inimesed said reaalse ülevaate, et millised on tänased liikumised ja millised on lähtudes linnaplaneeringutest kõigest muust prognoositavad tuleviku liikumised. Jälle selline hästi andmepõhine lähenemine. Nii, kuidas on võimalik üldse muutuseid ellu viia? Kõige tõhusamalt siis, kui loomulikult kaasata erinevaid osapooli, et see, kui ainult linnavalitsus midagi ponnistab, ei anna väga suurt tulemust. Samamoodi, me oleme pisikesed, kõik me siin Eestis oleme tegelikult pisikesed, olgu ta Tartu, Tallinn, olgu mis iganes kõik muud omavalitsused, me kõik oleme pisikesed. Me kõik peame kaasama erasektorit tõhusalt, peame kaasama kompetentse väljastpoolt. Meil on vaja kahtlemata tõsta teadlikkust, see on omavalitsuse üks suur roll. Tõsta teadlikkus selleks, et üksik inimesena, sa ei tea, mis on tegelikult tänasel päeval väljakutsed, kui sinule keegi seda ei räägi ja meie näeme enda suurt rolli. Loomulikult meil on ka keskkonnahariduskeskus, kes on siin kenasti väljas ja kes aitab samamoodi tõhusalt teadlikkust suurendada. Aga teadlikkuse tõstmist ainuüksi ka ei piisa, et on vaja ka motiveerida muutusi ja see on selline asi, mida sageli ära unustatakse, et me oleme ju sellest rääkinud, et tehke, me oleme rääkinud. Aga kuidas motiveerida muutuma, et see on järgmine küsimus. Ja see loomulikult, mida ei tohi omavalitsus ära unustada, et oleme eeskujuks. Me peame ise tegema neid asju, mida me teistelt nõuame. Väikeste omavalitsuste, pean kõik Eesti omavalitsusi silmas, probleemiks on kahtlemata nii meie inimressurss kui finantsressursid. Ehk siis meie edukus sõltub sellest, kuivõrd hästi me kaasame kõiki osapooli, kes saavad linna arengusse panustada. Olgu nad ülikoolid, erasektor, omavalitsuste vaheline koostöö, ettevõtted, mis iganes. Kohalik omavalitsus ei saa kõiki kompetentse endale lubada. Meie oskus kaasata teisi ja kompetentse seeläbi linna arendamisesse on kriitilise tähtsusega.
näiteks Targalinna klaster, mis Tartus aastaid tagasi alguse sai, et tänasel päeval nad enam EAS-ist uut rahastust ei saanud, aga nende mudel tegelikult kajastas just nimelt seda võimalust, et kui erinevad osapooled mängu tõmmata, siis on võimalik jõuda väga tarkade lahendusteni. Omavalitsus peaks olema selline avatud innovatsiooniplatvorm, et kui tullakse mingeid uudseid teenuseid pakkuma, olgu ta Wastfox on ju seal nurgas või mis iganes, et ma olen siin välja toonud Jiffi näite, et Jiffi oli see, kes tahtis arendada käed vaba piletisüsteemi. Ehk mobiiltelefon taskus, jalutad bussi, midagi tegema ei pea, pilet makstakse automaatselt ja nii edasi. Et me tegime neil täiesti, ligipääsu ühistranspordile, et inimesed said tasuta kasutada ühistransporti sellel perioodil, kui nad testisid Jiffi lahendust. Et lõppkokkuvõttes teenus tänu mobiiltelefoni tootjatele küll ei läinud praegusel hetkel käima, aga et selliseid lahendusi tegelikult isegi kui nad läbi kukuvad, on omavalitsusel nagu mõistlik ikkagi rakendada. Ja ma julgustan kõiki mitte kartma eksida ja oodake ettevõtteid, et laske neil tulla ja las nad arendavad. Teadlikkuse suurendamine, et ma olen siia välja toonud jalgratta temaatika, kuna lihtsalt see on meil sellel aastal kõige populaarsem teema olnud. Et läbi erinevate ürituste, olgu nad autovabad päevad, jalgrattahooaja avamised, mis iganes muud jalgrattakoolid, et kõigele tähelepanu juhtimine, et seda teadlikkust ei ole kunagi liiga palju, et sellega tuleb järk-järgult toimetada. Aga teadlikkusest üksi ei piisa, nagu ma ka ennem ütlesin, et motivatsioon on samamoodi kriitilise tähtsusega ja kui me võtame näiteks jäätmete sorteerimise tänasel päeval, siis minu tunnetus on selline, et inimesed on teadlikud, aga nad ei viitsi sorteerida. Ja see ongi minu tunnetus. Ja ma ütlen, et kui me ei leia head võimalust, kuidas siin motivatsiooni tõsta, siis see olukord ei muutu ka palju. Ehk see on meie kõigi ühine ülesanne. Tartu linn toetab ühistuid rattaparklate rajamisel, jäätmemajade rajamisel, sügavkogumismahutite rajamisel ja nii edasi, et need on kõik sellised nagu võimalused seda motivatsiooni, innovatsiooni vastu võtta nagu suurendada. Ja samamoodi ka keskkonnateemalisi väikeprojekte, et need on lihtsalt üksikud näited, aga ma ütlen, et see motivatsiooni osa on see, mida me ei tohi ära unustada. Ja hetkel oleme toimetamas siin Tartu uue energia- ja kliimakavaga, et see on koostamisel. Siin lähikuudel tulevad ka suurevad avalikustamised. Et siin on meil Tartu regiooni energiaagentuur heaks partneriks, kes aitab seda kava kokku panna. Ja oleme siis visioonina näinud, et Tartu 2030 on hea energiaga targalt arenev kogukond ja roheline teerajaja. Et kindlasti me teerajajatena soovime jätkata. Ja siin samamoodi, et ühest küljest me näeme, et omavalitsus peaks olema selline hea eeskuju, et mis iganes uued hooned meil enda omavalitsuse poole pealt saavad ehitatud, et nad oleksid madala energiatarbimisega, neil oleks taastuvenergia tootmise võimekus. Ja teisest küljest me loodame, et ka erasektor, kuigi me neid nii otseselt ja nii palju mõjutada ei saa, seda eeskuju nagu endale võtavad ja järgivad. Ehk meil on siin terve rida näiteid, kus on korterelamud, büroohooned, nüüd ka uus büroohoone, mida praegu ehitatakse Turusilla juurde 16-korruseline, et need kõik on ligi nullenergia hooned ja nende arv ajas loomulikult pigem kasvab kui kahaneb. Me ei saa alati koguda kõiki inimesi Raekoja platsile kokku ja hakata jutustama, et tehke seda ja ärge tehke enam nii ja nii edasi. Ehk see kommunikatsiooni pool on kriitilise tähtsusega ja meie oleme tähele pannud, et kui sa vähegi tahad nagu jõuda massidesse, siis ilma hea plaanita ei ole seda võimalik teha. Ehk kommunikatsiooniplaan on üks jälle selline inimesteni jõudmise edu alus. Et siin tuleb sõnastada ära kõik eesmärgid, sihtrühmad. Ärge võtke seda nii-öelda naljakana, et see on nagu naljakas, me teame, kes meie sihtrühm on, ei tea. Mõtle läbi, küll sa saad teada, kes on. Ja siis need sõnumid, et mida soovitakse öelda ja nii edasi. Et see kommunikatsiooniplaani enda jaoks läbimõtestamine on hästi oluline. Et me ise tegime seda viimati suuremalt just nimelt liinivõrgu muutmise näitel. Ja meil oli seal 2 sellist olulisemat etappi. Esimene oli see, kus me linlasi kaasasime selles võtmes, et nad ütleksid ka oma arvamuse välja. Ja teine pool oli see, kus me pigem teavitasime, et siin ongi erinevatel ajaetappidel ongi oluline ka mõelda läbi, et mida sa tegelikult tahad saada. Sul ei ole mõtet minna viimasel hetkel inimest kaasama, teades, et sul ei ole aega enam midagi muuta ja kaasad lihtsalt sellepärast, et infot jagada, et siis tuleb ka see sõnum niimoodi anda. Me tulime infot jagama, mitte teid kaasama. Aga ma siin pikemalt ei peatuks, et siin on erinevaid näiteid, et kuidas me tegime ja siin on tehnoloogilisi lahendusi, kuidas me vana liinivõrku ja uuemat liinivõrku võrdlesime, et inimesel oli võimalik oma algpunkt ja lõpp-punkt sisestada ja siis ta sai sellise skeemi, et kuidas uue liinivõrgu puhul tal olukord muutub. Et kõiki selliseid tehnoloogilisi lahendusi on siin võimalik kasutada. Aga jah, et ükski infokanal ei ole liiast, et kui te tahate jõuda inimesteni teenuse osas, mis puudutab 30 000 inimest vähemalt,
et siis ükski infokanal ei ole liiast, et neid kõiki on mõistlik kasutada ja toota videoklippe ja sotsiaalmeedias toimetada tavameedias, teha koosolekuid. See kõik on ülimalt tähtis. Aga jah, nii palju sissejuhatuseks Kultuuripealinnast 2024 ja nüüd võiks minna diskussiooni juurde. Aitäh, Raimond. Leian tal mõnus istekoht. Ja meil on selles paneelis, meil on 3 inimest, kellega vestelda. Järgmiseks ma palun siia lavale inimese, kes on olnud 20 aastat jäätmehoolduse valdkonnas tegutsenud, ta on asjatundja, kuulunud jäätmekäitlusettevõtte juhtkonda. Ta on aidanud konsultandina erinevaid tööstusi. Viimased 6 aastat on andnud ta Tallinna Ülikoolis keskkonnakorralduse õppesuunal loenguid jäätmehoolduse ja ringmajanduse teemadel. Ta on korraldanud oma koduse jäätmete liigiti kogumise ja sorteerimise niimoodi, et ainult 20% tekkinud olmejäätmetest läheb põletusse ja taas energia tootmisse. Aidake mulle lavale kutsuda Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse lektor, elektroonikaseadmete ringluse juht Margus Vetsa. Tervist! Ja 3. panelist, tal on doktorikraad keskkonnasotsioloogias. Ta on vanem teadur Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis. Tema teemaks on muutuste juhtimine, levinumad praktikad inimesteni jõudmiseks. Palun aidake mulle lavale kutsuda keskkonnasotsioloog Kati Orru. Tervist, istet. Istun nüüd siia poole. Ja algatuseks küsikski, kuidas teie olete enda jaoks mõtestanud lahti seda rohelist valda? Nagu isiklikust vaates, et sõitsite siia, nägite siin ägedat männimetsa, mõtlesite selle valla peale ja mis mõtteid see tekitas? Jah, et minu jaoks, kui ma räägin omavalitsusest, et vald on üks omavalitsuse liik. Et kui ma räägin omavalitsustest, siis tõesti enne kõik inimesed, kes selles omavalitsuses toimetavad. Et minu jaoks vald on ikkagi tema inimesed ja samamoodi linn on tema inimesed. Ehk see, mismoodi meie käitume selles omavalitsuses, mismoodi me oma igapäevaseid tegemisi toimetame, et see ongi minu jaoks see. Ja kui me oma igapäevastes toimetamistes oleme rohelised, olgu ta need inimesed, kes linna juhivad, oleks sellise maailmavaatega, need inimesed, kes igapäevaselt mis iganes muud tööd teevad, et kõik oma igapäevastes suhtumistes olekski sellise rohelise maailmavaatega, et see on minu jaoks nagu see rohevald. Margus, mis mõtteid sul? No minul enne kõike sellepärast võib-olla see väline selle valla pilt läbi sõites on palju metsasust, merd, vaba ruumi, asustustihedussuhte hõre, ideaalsed tingimused rohevallaks nagu olemiseks või saamiseks. Et teisest küljest, mida niimoodi läbi sõites või siia sõites ei näe, on see, mis on see korralduslik pool. Et kuidas nagu seal köögi pool nagu asjad käivad. Et kui nagu nendesse süveneda, et kuidas see rohevalda seest nagu juhitakse, kuidas erinevaid ootusi täidetakse, mis on vallale pandud. Pean silmas siin näiteks, kui palju rakendatakse keskkonnahoidlikke hankeid, kui palju näiteks peetakse lugu jäätmehoolduse seaduses kirjapandust ja jäätmehoolduse korraldusest või kuidas kutsutakse üles inimesi energiatõhususega kaasa tulema või aidatakse selles. See on nagu köögipool. Et selleks, et sellest öelda midagi, siis ma peaksin minema natuke sügavamale selle valla asjatoimetuses sisse ehk minema kööki. Palun, Kati, sõna sulle. Mina ka võib-olla rõhutaksin seda, et tegelikult vald pakub sellise kehandi, mis annab edasi ja peaks kandma tegelikult kohalike inimeste huve ja pakkuma neid funktsioone selleks, et neid huve siis võimalikult hästi teenindada tegelikult.
ja mis on need huvid. Siin me jõuame selle teema, jälle selle väärtuste juurde tagasi, et tegelikult mis on rohevalla funktsioonid, on see, et pakkuda tegelikult jätkusuutlikke, sealjuures mitte ainult ka nagu rohelisi selle nagu ökoloogilises mõttes, vaid tegelikult ka nagu laiemas plaanis, arvestades inimeste baasvajadustega, mis on siis tegelikult puhas õhk, müravaba keskkond, võimalused liikuda, ennast taastada sellisest igapäevaelust mõnusas keskkonnas. Et tegelikult ja valla funktsioon siin võiks ikkagi olla see, et tema loob selle keskkonna, kus me saame arutada nendel teemadel, millist valda me tahame, milliste väärtusteni see vald peaks aitama meil jõuda ja mida hoida ja säilitada nagu pikaajalises perspektiivis. Et see oleks minu arvates üks sellise olulise valla funktsioonid tegelikult või ka omavalitsuse funktsioonid. Meie selle paneeli teemaks on rohelise valla alustalad ja me prooviks leida selliseid hästi selliseid praktilisi nagu lahendusi, et mida saaks nagu vald täna juba mõtlema hakata, võib-olla mitte kohe nagu ära kasutada. Sest me ei tule ju vaata tühjale kohale. Meil on siin ajalugu ja meil on siin, keegi on veeretanud kivisid kuskile ja kõik need asjad on ju olemas on ju siin. Need on olulised asjad, aga nad on olemas, et ega see, kui vald nüüd ütleb, et järsku, et nüüd me tahame nagu liikuma hakata, ega see ei tähenda, et see on valmis. Aga ma põrgataks järgmise küsimuse Margusele just selle prügimajanduse ja selles teemas, et loomulikult me meediast teame ja oleme ise ju lugenud, et kuidas kõik see sorteerimine, kogu see. Aga kui me mõtleme valla puhul nagu selline hajaasustus ja selline pindala on nagu suhteliselt suur, et eile kuulasin ühte ööülikooli, kus teadlane ütles, et lehtede tark põletamine võib olla kasulikum kui nende kokkukorjamine ja diiselautoga ringi toimetamine. Et mingid selliseid mõtteid võib-olla anda siin meie töögrupile ka. Et kui on nagu hajaasustus paljuti siin selles konkreetses rohevallas, siis on kõige mõistlikum endale jäätmeid mitte koju üldse tuua. See on nagu, see lahendab nagu koheselt ära ka selle osa, et sa ei pea nendega pärast nagu jahmerdama ega nende järgi ei pea keegi nagu sõitma ega tosutama ja kulutama keskkonna. Et see on nagu mõtteviisi küsimus, et väga raske on üldiselt panna inimesi täitma Euroopas siukse jäätmehierarhia kõige kõrgemat astet, mis on jäätmedeke vältimine. Et seda nagu ei saa niimoodi ähvardusel teha, saab veenda ja küll mida saab teha on see, et jäätmehoolduse eeskirjad me oleme siin teinud nagu väikest sükest uuringut ja minu hinnangul Eestis, kui jäätmehoolduse eeskirjade täitmisega või kui ütleme liikluseeskirjade täitmisega oleks sama kehv lugu nagu jäätme-eeskirjade täitmisega, siis meil oleks iga päev kohutav katastroof ainult liikluses. Et see jäätmehoolduse eeskirjadega täitmisega on asjad ikka väga kehvasti, et tegelikult see on omavalitsuste võimalus tegelikult kiirelt midagi nagu muuta ja pöörata seda, et see nüüd sõltub nende tahtest ja valmisolekust teha ebapopulaarseid nagu käike. Kati, aga kuidas me seda näiteks seda muutust saaks juhtida, et inimesed ei toogi endale nii-öelda jäätmeid koju? Kuidas seda juhtida, seda muudatust? Ja see on väga tegelikult hästi oluline küsimus muidugi, et kuidas me saaksime üldse vältida või piirata iseenda tarbimist, iseenda selliseid nii-öelda, mida me peame oma põhiõigusteks, eks ju, osta endale neid tooteid, mida me ihaldame, see on meie ja meil on selle jaoks ressursid, miks mitte seda teha. Aga siin ongi see küsimus, et kuskilt tuleb see lagi ja ka kuidas seda ära tunda, et see lagi on meie iga enda sättida
ja selleks, et kogu süsteem üksi kokku ei kukuks, on vaja ennast piirama hakata. Et missugused need psühholoogilised mehhanismid on, neid võivad psühholoogid veel täpsemalt täpsustada, aga kindlasti tegelikult üks motivatsioon on see, et me teadvustame seda, et meie igasugusel tarbimisel on omad negatiivsed kaasmõjud prügi näol, emissioonide näol. Et me püüaksime neid teadvustada, et igasugusel teenuse tarbimisel, igasuguse ostu puhul seal on omad negatiivsed mõjud. Et inimesi ei tohi sellega nagu täiesti ära hirmutada muidugi, et minu igasugune samm on väga negatiivse mõjuga, see paralüseerib inimesi, see tekitab ängi ja see tekitab lootusetuse tunnet, aga meil on vaja hoida sellist positiivset mentaliteeti, et meil on lahendused, meil on võimalused, aga me peame natuke pingutama nende realiseerimiseks ja seda pingutuse momenti, seda tuleb nagu motiveerida. Kuidas teie olete kõiki neid kommunikatsiooni väljakutseid lahendanud, et sa ütlesid enda ettekandes ka, et inimesed teavad küll, et prügi tuleb sorteerida, lihtsalt ei viitsi seda teha. Kuidas te olete kommenteerinud või kommunikeerinud selliseid asju? Mulle tundub, et üks suur võitlus, mis meil tuleb ära pidada, on ikkagi see sama arusaam, et mina üksinda maailma ei muuda. Et kui keegi ümberringi midagi ei tee, et siis kui mina hakkan tegema, siis mina sellega ei muuda mitte midagi. Ja see on omakorda see, mis selle motivatsiooni sageli nagu alla viib. Et loomulikult on neid entusiaste, kes absoluutselt selliselt ei mõtle, aga väga paljud inimesed niimoodi mõtlevad. Et see on omavalitsuse poolt vaadates ka alati siuke nagu piitsa ja prääniku küsimus, et mis me siis nüüd teeme, et kas me hakkame siis piitsa andma, see tähendab, et ajame olmejäätmete hinna näiteks nii üles, et põhimõtteliselt ainult väga jõukas osa elanikkonnast suudab selle kinni maksta ja seeläbi siis motiveerime või siis on ikkagi see, et räägime ikkagi sellest veel, püüame nagu heaga kuidagi selle olukorra saavutada, aga samas kui tulevad need teated, et Euroopa Liit paneb Eestile väga kõrged nõudmised peale, Eesti Vabariik paneb omakorda omavalitsustele väga kõrged nõuded, et see võib-olla sellise nagu präänikuga väga kaugele ei jõuagi, et eks loomulikult on siin võimalik mingisuguseid nutikaid mudeleid proovida ja ehk see aitab ka nii-öelda pehmemalt seda olukorda lahendada, aga mulle tundub küll, et ikkagi inimene ei tunneta nagu seda vastutust ja keskmine inimene ei mõtle absoluutselt tegelikult maailma tuleviku peale, ei mõtle oma järeltulevate põlvede peale, et tal on täpselt nii hea, nagu tal tänasel päeval on ja sellega tegelikult see inimene tahaks ka oma elupäevad lõpuks saata. Kumba teed te olete siis läinud Tartus, kas seda piitsa teed või seda prääniku teed? Jäätmete osas ma ütlesin ka oma ettekandes, meil ei ole head plaani, et mulle tundub, et ainult piitsa aitaks, aga kõrvalt võib-olla tuleb kohe parem kommentaar. Tulebki kohe. Ma võiks nagu soovitada, tegelikult me tegime sihukest huvitavat pilooti Harku vallas. Ma olen muuseas ka Harku valla keskkonnakomisjoni liige siit kõrvalt ja seal me proovisime koostöös Tallinna Ülikoolist ühe tudengi tema magistridega seoses. Siis me proovisime rakendada prügitekitajate hulgas, jäätmetekitajate hulgas sihukest prügikastide kontrolli. Et sa kontrollid nagu jäätmekontrolli sisu, et kas see vastab jäätmeohutuse eeskirjadele või mitte. Ja mõte on nagu selles, et edasiarendus nagu võiks sealt selline olla ja ma just mõtlesin Tartu peale, et peaks tulema teile külla ja rääkima, sest et selline nagu teada-tuntud ostukontrolli meetodi rakendamine prügi tekitamisel, jäätmete tekitamisel, et sa võid sattuda sellesse kontrolli, siis sa saad nagu hoiatuse. Ja siis sa võid teada, et kui sa järgmine kord satud loterii kaudu sellesse, siis tuleb punane kaart. Et siis sa nagu tegelikult sul on endal valita see, kas sa riskid sellega või mitte. Ja selleks on sihukene nagu plugin, mis seda nagu aitab nagu jäätmeandjate registrist otsida välja selle juhuslikkuse alusel neid objekte, keda kontrollida ja siis selle teavitada sellest ja siis on sinu enda valik, kas sa teed tõenäosusteooria arvutuse järgi nagu, et kas ma võin sattuda millal või ei sattu üldse või. Siis on see sinu enda kätes, et võiks proovida Tartus. Kuidas sina, sa oled ka vist Tartu linna elanik, ja kuidas sa kommenteeriks seda, kui niimoodi tehakse? Ma arvan, et tegelikult selliste erinevate skeemide rakendamine on täiesti mõeldav ja seda tasuks kindlasti piloteerida ka teistes omavalitsustes arvatavasti, aga ma mõtlen, et kas see ei ole jällegi
see on tegelikult omavalitsus ei tohi ka võtta liiga palju endale kohustusi sellega seoses, et tegelikult võiks ikkagi enamasti need asjad, mida saaks tegelikult oma majapidamises ise ära korraldada, need tuleks ikka majapidamise tarvis jätta, aga siin tuleb jälle mõelda sellele, et kas inimestel on võimalik näiteks sorteerida oma majapidamises, kas tal on erinevad seadeldised, on turul müüa selliseid seadeldisi, mis minu koju Hruštšovka väikestesse tingimustesse üldse ära mahuks, et tegelikult ei ole võib-olla väga palju seda pakutud, et siin on nagu ettevõtetel kindlasti nagu tulla vastu sellele turunõudlusele, et jah, et ma olen tegelikult väga keskkonnasõbralik enda arust ja püüan vähendada oma liikumise jalajälge ja seda kõike, aga kui mul ei ole häid lahendusi, häid praktilisi võimalusi, nagu seda nii-öelda kodust mikroinfrastruktuuri, mis mind nagu paneks viitsima või nagu aitaks kaasa sellele, et et näed, et mul on siin ühe prügihunniku asemel võin ju vabalt need 3 sorteerida, et siis see on ju täiesti realistlik ja miks mitte seda proovida ja sisse harjutada endale. See harjumise teema on muidugi nagu pikaajaline No vallas muidugi paljud inimesed elavad eramajades ja küsimuski näiteks käega võib märkanda publik, et kellel on eramaja ja kellel on näiteks aianurgas kompostikast. Näed, väga paljud, et loomulikult seda ongi võib-olla mõnedes kohtades lihtsam teha, nii et siin on ka näiteks rohevallale eeliseid. Ma küsin uue küsimuse, et kellel on, järelküsimus, kellel on, tõstke käsi, kellel on kodus komposter, suletud komposter? Palju? Okei, kui te kõik teised, kas teie teised kõik, kellel on kompostihunnik, komposteerite oma toidujäätmeid ka seal lahtises saunas? Okei, siis te peate vaatama jäätmehoolduse eeskirja, kas see on nagu kooskõlas, eks ole. Et kutsun üles lugema jäätmehoolduse eeskirjasid. Jah, et kas Raimond, ma saan õigesti aru, et teil oli üks case study, kuidas te keskkonnaharidust nagu tahtsite juhtida Tartus? Meil ei ole mitte case study, meil on ikka täitsa tore keskkonnahariduskeskus, kes on siin väljas ka ja nad on väga tublid, et tõmbavad järjest rohkem noori meil oma keskusesse, harivad neid seal maast madalast. Mina usungi ennekõike sellest, et noortest ongi võimalik seda muutust teha, et see Aadu, kes on 50 aastat käitunud ühtemoodi, et ega sa teda ikka enam väga ei muuda. Eks need muutused on jah üle põlvkonna. Aga kuidas te alustasite sellega, et võib-olla vallal oleks ka õppida, et selline keskkonnahariduskeskus, et kus see initsiatiiv tuli ja võib-olla mingid siuksed? Hea küsimus, ma ei tea nii täpselt seda ajalugu. Jaanika võib tulla rääkima, kust initsiatiiv tuli, et Jaanika võib-olla pärast annad kommentaari või annad kohe kommentaari. Andke mikrofon Jaanikale, ta räägib kohe, et kuidas keskkonnahariduskeskuse idee sündis omal ajal. Sest haridus on siin jooksnud läbi, et see teadmine. Ei, see on väga oluline. Ja aitäh teile, mina olen Jaanika Ruusmaa Tartu loodusmajast, kus tegutseb siis sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus. Ja Tartu linn on üks selle sihtasutuse loojatest. Aastal 2002 sai siis see sihtasutus loodud. Ja see sai alguse tegelikult Tartu linnas tegutsenud huvikoolist, mis olid olemas ka Pärnus, see on nii-öelda need vanad noorte naturalistide jaam, Tartu noorte loodusmaja ja ta oli huvihariduskeskus, aga huvikoolina toimus siis juhtimismuutus ja linn loobus sellest huvikooli ainuomandist. Ja lapsevanemad olid siis nende laste vanemad, kes seal huvikoolis käisid, võtsid initsiatiivi ja otsisid uut huvikooli pidajat ja seda uut vormi ja selleks kujunes sihtasutus. Ja Tartu linn on üks 8 sihtasutuse loojast. Lisaks on sihtasutusele õla alla pannud ka Eesti Maaülikool, Tartu Veevärk ja 5 MTÜ-d, keskkonnavaldkonna MTÜ-d ja sihtasutust nagu Eestimaa Looduse Fond, Eesti Loodne Liikumine. Hästi pikk ajalugu, jah. Pikk ajalugu, jah. Ma käisin veel ülikooli esimest kursust umbes, kui see... Ja. Et kindlasti
noh, vallale ka siit idee, et miks mitte on ju luua selline keskkonnahariduse keskus. Aga kui nüüd rääkida sellest, et kas niisugune keskkonnahoiu niisugused olulisematest põhimõtetest, et mis võiksid olla sellised, mida tahaksite nagu spetsialistina välja tuua, et millised niisugused olulisemad põhimõtted võiksid olla, mis võiksid toetada kogu seda selle rohelise mõtteviisi arengut. Et näiteks kaasamisest me juba rääkisime, aga mis põhimõtted veel võiks olla, mida tahaks välja tuua veel? No ma natuke püüdsin seda oma ettekandes ka avada, et minu hinnangul, kuna olukord ongi erinev, erinevates omavalitsustes ongi olukord erinev, siis kõige esimene asi, kõige tähtsam asi on see, et tehke selgeks, mis olukord teil tegelikult on. Mis on teie omavalitsuse väljakutse? Selleks, need väljakutsed, mis on Tallinnas, ei ole kindlasti kõik olemas Tartus ja nii edasi. Et see on esimene asi, et saage aru, mis nagu tegelikult valutab. Ja sealt edasi siis võtke see, mis on suurema mõjuga teema ja mis on teostatav, mis on teile finantsilises mõttes teostatav, mis on ka elanike poolt aktsepteeritav selleks, et asju on võimatu peale suruda. Kui inimesed ei taha sellest midagi kuulda ega seda vastu võtta, siis sa võid neile seda pakkuda, aga seda ei võeta vastu. Seal peab kindlasti olema see vastuvõtja pool ka. Et ikkagi see õige asi tuleb välja valida, millega tegeled. Et ja niisugune suurem mõte on nagu see, et kui me rääkisime siin, et ärme toomegi endale seda asja koju, et kui me planeerime nagu tootmist, me planeerime ära, kus me hangime tooraine ja siis me planeerime ära, kuidas me teeme müügi, et kuidas me jõuaksime selleni, et me planeeriksime ära ka kogu selle elutsükli, et võib-olla Margusele tahad jagada mõtteid, et kuidas äkki mõned head näited, kuidas on planeeritud ära kogu elutsükkel? Mõtlen, et siin tulenevalt sellest ma puutun kokku ka sellise valdkonnaga nagu kodutehnika ja üldse kodutehnika ja kodumasinate tootjad ja siis selles valguses võib-olla näidet tuues on hea, et kus toodete nagu valmistamine, disainimine praegusel hetkel ääretult olulised teemad, mis on sisse tulnud, on niisugused vastupidavus ja parandatavus ja need on niisugused nüüd kaasa ja praegu tänapäeva ja lähiaastate teemad kindlasti. Et sellises suhtes tootjavastusprintsiibid, mis on toodud poliitikatesse sisse. Need on sellised printsiibid või põhimõtted, mis tegelikult panevad selleks vastutajaks just need, kes valmistavad neid tooteid erinevaid, mille need printsiibid rakenduvad. Ja sellisel puhul oodataksegi neilt juba seda kogu elutsükli arvestust. See tähendab seda, et nende vastutus ei lõppe sellega, kui neid tooteid nagu müüakse tarbimisse, vaid need ulatuvad sinna aega edasi, kui need tulevad tagasi. Ja seega need printsiibid aitavad nagu otseselt tegelikult hoida ka neid tooteid ringluses või nendega seotud materjali ringluses ja aitavad otseselt kaasa ringmajanduse selle ratta nagu kiiremaks pöörlemiseks või kiiremini pöörlemiseks. Et see on võib-olla selline näide, et me kõik teame ja oleme näinud tuttavad energiamärgistega, mis on kodutehnikal, me näeme ja oskame sealt lugeda, mis on energiasäästik ja mis on vähem energiasäästik. Aga köögi poole peal käivad sellised tööd, kus vahepeal kustutakse altpoolt ära neid energiaklasse ja märgised ja käivad sellised arutelud ja konsultatsioonid nende üle. Et see väga palju niisugust keskkonnahoidu juhtubki juba tegelikult niimoodi poliitikate loomisel või kõrgematel tasanditel ja inimesed ja tarbijad saavad sellest lihtsalt osa. Aga alati on nagu inimestel oma roll selles ka teha nagu paremaid valikuid ja näiteks kodutehnikast võib tuua näite, et Eesti on üks madalamaid näiteks nõudepesumasinate omamise määraga riike. 25% kodumajapidamisest on nõudepesumasin, kui Euroopa keskmine on 45, Põhjamaades 70.
no siis kujutate ette, kui palju tegelikult on võimalik hoida vett ja elektrienergiat lihtsalt niimoodi näpunipsust kokku, kui see penetratsioonimäär oleks kõrgem. Me tegelikult tuleme nagu kuskilt, kus meil oli nagu parandamise kultuur täiesti au sees. Et kunagi, kui mina ostsin oma esimese Žiguli, siis ma vahetasin rehve ise. Ja nii edasi ja kunagi olid meil ka leivad olid poodides puidust riiulite peal, mitte kilekottides. Et sellepärast ma annaks ka Katile ühe mõtte, et me räägime ja mõtleme sellest, et see vana põlvkond on juba harjunud, et küll uued noored tulevad. Et kas see ei ole mitte nagu selle probleemi edasi lükkamine, võib-olla peaks seda muutust juba kohe hakkama juhtima? Ja, täiesti, ma olen ka seda meelt, et palju olen mõelnud sellele, et me tahame väga palju oma väikestelt noortelt, me tahame, et nad oleksid väga keskkonnateadlikud, algataksid erinevaid projekte, me tahame, et nad teaksid päästevaldkonnast kõike juba lasteaias, on ju, et oskaksid ennast hoida, oskaksid vältida riskikäitumist, aga samas see on natukene selle vastutuse võib-olla edasilükkamine. Kindlasti neid peabki harima, aga samas tuleb hoida nende noorte sellist innovatiivset võimekust ka üleval, mitte neid liialt karbistades meie enda mõttemallidesse ja samas ka, eks ju, neile lükates selle vastutuse, et nemad justkui peaksid olema need, kes seda muutust edasi viivad. Kindlasti nad tulevadki oma uute mõtetega, aga meie peame ikkagi oma tegevuste eest ise vastutama. Aga selleks me peame lihtsalt hoidma seda keskkonda, kus saaksid need sellised innovatiivsed mõtted tekkida. Kas ma võin ühe uue teema ka sisse tuua, kui see sobib? Et tegelikult ma tahtsin välja jõuda selleni ja siin esile tuua seda, et tegelikult väga palju, me räägime siin erinevatest arendustega kaasaminekust, arenduste aktsepteerimisest. Et ühelt poolt ongi see nagu paratamatus, et me peame mõtlema, kuidas teha need erinevad arendused, mis siin on näiteks Paldiski, eks ju, sadama problemaatika või erinevad kaevanduste küsimused, mis on tegelikult hästi aktuaalsed ja järjest suurenev surve kaevandusaladele või siis energiarajatiste rajamine. Et kõik need toovad tegelikult hästi teravalt esile selle, et kuidas me suhtleme oma elanikega, kuidas me need kaasame planeerimise protsessi, millistes faasides me need kaasame sellesse planeerimise protsessi, et kas see on siis, kui me juba arutame mingisuguseid väga detailseid kavasid või me teeme seda pikaajalises perspektiivis ja mõeldes ette nendele pikaajalistele vajadustele, missuguseid erinevaid arendusi, näiteks need energiarajatised millistele vajadustele nad peaksid hakkama nagu vastu tulema. Mida ma tahtsin selle juures öelda on see, et tegelikult meil on hästi nagu taandarenenud või väga alaarenenud sotsiaalsete mõjude hindamine erinevate arendustegevustes. Et see on hästi vähe kasutatud tehnika selleks, et me väldiksime seda mõtlemist või nimbismi, milles me hästi palju inimesi praegu süüdistame või kohalikke kogukondasid süüdistame, et nad on kõigele vastu. Et me oleme justkui kõigele vastu, aga tegelikult see on lihtsalt näitaja sellest, et me oleme nendega õigel ajal jätnud rääkimata, oleme analüüsimata jätnud nende vajadused, nende väärtused, nende senise elulaadi, nende võib-olla senise ka mingis mõttes nagu jätkusuutlikuma elulaadi või ka ökoloogilises mõttes nagu parema elulaadi väike tootmised või väike põllumajandustootmine näiteks. Kas teie ülikoolina saaksite siis tulla appi näiteks nende uuringute juures? Me üritame seda teha, me tegelikult oleme seda teinud praegu mõnedel juhtumitel, ütleme, kus me oleme püüdnud sellist sotsiaalsete mõjude hindamist siis paralleelselt selliste tavapäraselt keskkonnamõjude hindamistega läbi viia. Sealjuures näiteks tselluloositehase puhul püüdsime nagu konsulteerida linnavalitsust või erinevate kaevandamismaardlate puhul ka tulla nagu appi oma metodoloogiatega. Ettevõtjad on nagu
tulevad rõõmuga teilt seda uuringut tellima või pigem nad näevad et sellest võib tulla hoopis neile takistus? See on nii ja naa, selles mõttes, et kui on juba konflikt niivõrd sügavaks muutunud ja emotsioonid on nii laes, siis ei ole ka sellistest uuringutest väga palju abi. Aga ma ütlen, et selliste sotsiaalsete mõjude hindamine, sealhulgas ka tervisemõjude ja inimeste häiringute eelhindamine, et see on kindlasti aitab tegelikult selgitada inimeste vajadusi, aitab arvestada nende senise elulaadiga ja sealhulgas ka võimalikke neid viise, kuidas seda uut arendust tegelikult inimesele paremini inimestel paremini maha müüa. Et nad näeksid oma isiklikku kasu selle uue projekti või arenduse suunas, mis kindlasti on olemas seal need kasulikud aspektid ka, aga need ei pruugi olla nähtaval siis, kui emotsioonid on juba liiga laes ja inimesed ei vaata enam laiemat pilti. Ja absoluutselt, et selle eelmise osa juurde mul tuli veel selline mõte, et kõik on juba nagu et meie põlvkond oleme juba seda teinud ja küll siis noored tulevad parandavad, et ma kunagi mõni aasta tagasi rääkisin oma emaga, kes on arst, Pärnu linna arst, kirurg ja siis ta ütles, et ma rääkisin tervislikust eluviisist ja tervislikust toitumist. Et mis mina enam siin tervislikult, et ma olen juba eluaeg nagu toitud nii nagu saab. Ma ütlesin, et kuule ema, kas sa siis ei tea, kas sul koolis ei õpetatud, et 7 aastaga kõik rakud vahetuvad ära, et kui sa praegu alustad nagu nullist, siis sul 7 aasta jooksul on uus organism, et anna ka seda peale, et tervislikust peale. Kas saalis on tekkinud vahepeal mõni küsimus siin panelistidele? Et jah, sealt üks käsi tõusis, kui saab mikrofoni sinna. Ma olen Anneli Palo, maastikuökoloog ja ma hea meelega jätkaks just seda teemat, et me lõpuks jõudsime teemani, et vald pole võib-olla mitte ainult inimesed, vaid ka see maastik ja maa-ala, kus vald asub. Ja minu poole on ka näiteks selle sama valla inimesed siiski pöördunud just selles osas, et kogu arendus surub peale loodusväärtustele ja nende harjumuspärasele keskkonnale. Et võib-olla see oleks ikkagi ka üks väga vajalik rohevalla selline komponent, et me küsime inimestelt, kui rohelist loodust maastikku nad soovivad ja ma ei tea, et äkki inimesed, kes siin on, annavad märku, et kui paljudele see oleks oluline, et on loodus ja linnud ja mets, kus jalutamas käia. Kellel ei oleks, on. Ja, aga just nimelt, et me räägime ainult nagu jäätmetest, energiamajandusest, teedest, mis tulevad kõik looduse arvelt, puitmajadest, mis tulevad metsa arvelt. Et tegelikult võib-olla oleks olnud küsimus presidendile ka. Presidenti siin praegu ei ole? Jah, kahjuks. Aga võib-olla on siin keegi teine, kes oskab seda kommenteerida, et kui meil on nüüd tekkinud suuremad vallad, valdade kompetents tegelikult laieneb, tekib just see selline näiteks energiajulgeolek ja nii edasi, et kas siis peaksid vallad tagasi võtma ka otsustusõigust selle üle, millist looduskeskkonda vallas kujundada, millist looduskasutust, metsandust, looduskaitset ja ma mõtlen siin just nimelt mitte looduskasutuse intensiivistamise suunas, vaid vajadusel ikkagi ka ekstensiivistamise suunas. Oskab, jah. No ma võin kommenteerida, sest et ma olen ikka päris mitmendat põlve Harku valla inimene ja minu juured ulatuvad ka siia kanti Harjumaast ja siis peale selle, et ma iga päev tegelen nende asjad, mis ma tegelen, on loomulikult nagu valla roheasjad nagu südameasjad. Ja selles mõttes, ja neid selliseid minusugust inimesi on meie vallas veel teisigi. Ja vähemalt mina mäletan küll, et me oleme selle teemaga vabatahtlikena tegelenud juba kogukonnana või siis kodanikena tegelenud juba kindlasti need samad 20 aastat, kui ma ka jäätmemoonduses olen.
et vabatahtlikuna läinud maavanema juurde järelevalvesse ja küsinud küsimusi ja tegelikult sellise suhtumise ja tegutsemisega me oleme ka Harku vallas jõudnud sihukese väga eeskujuliku rohealade uuringu tulemuseni, mis on nagu üks eeskujulikumaid, ma arvan, Eestis üldse, kui neid võtta tõsiselt. Et siis, ja me oleme väga uhked, et me oleme saanud selle nii põhjalikult läbi uurida ja ma mäletan ise, olles käinud seesama Eestimaa Looduse Fondi uuring tegelikult niimoodi rulli keeratud peos ja tagunud sellega maavanema juures vastu lauda, et mis mõttes, et siin on ju kirjas, et mismoodi teistmoodi me planeerime. Et planeerime nii, nagu see meie vallas nagu on talutav ja ei ületa meie taluvuspiire, meie looduskeskkonna ja meie inimeste ega loomade, kes seal elavad enne taluvuspiire. Et see kõik on ikkagi sellest, et peavad olema mingisugused aktiivsed aktivistid ja siis ka väga oluline on ka teadus ja ekspertarvamused seal juures, et siis saab neid kasutada nagu argumenteerituna. Meie vallas on väga suur teema praegu, teate võib-olla, et meil ühe ala peal on 2 olulist kihti, väärtuste kihti, üks on maa all ja teine on maa peal. Et suured Sõrve metsamassiivid, mille all on väga kvaliteetne lubjakivi ja mille peal kasvavad Sõrve metsad, mis on viimased Harjumaa, Lääne-Harjumaal ja üldse Tallinnale ja kogu selle piirkonna vajalikud loodusmassiivid. Et Keskkonnaministeeriumis 2 osakonda tegelevad nende küsimustega. Üks menetleb seda kogu ala looduskaitse alaks loomiseks ja teine seda, et on vaja toimetada lubjakivi Rail Balticu ehitusele. Et vaatame, kuidas need päädivad. Jah, me saame saalist veel võtta ühe kiire küsimuse ja siis meil on aega veel lõpukommentaarideks. Et siit tuleb vist kiire küsimus. Külli Tammurga, kohalik elanik. Selline küsimus, et kuidas jõuda ikkagi selle tasakaaluni või me ei saa eitada, et meile kõigile meeldib, loomulikult meile kõigile meeldib ilus, puudumata loodus, aga paraku ei saa omavalitsust ainult selle pealt nii-öelda elus hoida, et samas me räägime teistkätt, et me tahaks, et siia tuleks elanikud, aga kuhu nad siis tulevad? Kuhu nad tohivad oma maja ehitada, kus nad tööl käivad, et kuidas jõuda selleni, et ettevõtlust omavalitsuses inimesed ei võtaks ilmtingimata kui mingit õudust, mis hävitab nende seni olnud olukorda. Ja selle küsimuse me jätame kindlasti meelde veel selles viimases paneelis, aga siit saab vabalt kommenteerida. Jah, kuidas saavutad seda tasakaalu? See on üks suur küsimus. Kuidas seda tasakaalu saavutada, ega tegelikult siin ei olegi mingisugust ühest vastust, see on selge, et läbi kogu oma planeerimistegevuse, läbi ruumilise planeerimise, alates üldplaneeringust omavalitsus ju tegelikult püüabki kõiki neid väärtusi püüda tasakaalustada, et samamoodi olgu nad rohealad, mis on Tartu linnas alati olnud üks põhilisi väärtusi, miks inimesed üldse elukeskkonna järgi Tartu linna hindavad. Et need nii-öelda kõrgema taseme planeeringud, sealt hakatakse juba neid rohealade võrgustikke kõik ajama. Et kõik, ma ütlen, et see ongi selline nagu pikaajalise planeerimise küsimus on ja mingitest aladest hoiadki kinni, et see on linna aiandusmaa, et siia alale me ei lubagi midagi muud, see pannakse üldplaneeringus paika, siia tulevad kogukonnaaiad, siin me tegelemegi ainult aiandusega ja siia me midagi muud ei luba. Et see on meie park, siia me midagi muud ei luba. Et need nii-öelda tasakaalustatud otsused hakkavadki sellest planeerimisest pihta ja nüüd on küsimus, et kuivõrd jätkusuutlikud on nüüd erinevad võimud, on ju, kes kuskil toimetavad, et kas vaadatakse jälle asja teistsuguse pilguga, tullakse nagu mingis uutmistuhinas on ju, püütakse seda asja ära muuta. Et need on pigem need stabiilsuse küsimused, aga mina küll julgen kinnitada, et Tartu linn kindlasti iga kord oma üldplaneeringuid üle vaadates, koostades selliste teemadega väga tõsiselt tegeleb, just selle tasakaalustatud arenguga. Tahtsid ka kommenteerida? Ja ma kommenteeriks seda võib-olla sellest aspektist, et tegelikult on lisaks sellele, et meil on sellised pikaajalised üldplaneeringud olemas, kus on fikseeritud tõesti ja suhteliselt konkreetselt, mitte jättes väga palju selliseid kahtlustusi ja selliseid potentsiaalseid mitmeti tõlgendavusi sisse, näiteks nagu meil on praegu maavarade
teemaplaneeringud maakondade tasandil, kus on tegelikult hästi palju jäetud selliseid nagu võimalikkusi sisse, mis tegelikult kiirelt tekitavad sellised konfliktiolukorrad, kus inimesed näevad, et siin on jällegi võimalik neist üle sõita, et tegelikult selliseid asju oleks võimalik vältida, kui me vaataksime pikaajalisemas planeeringus, pikaajalisemas plaanis näiteks maavarade teemal või näiteks metsanduse teemal või erinevate infrastruktuuride planeerimisel. Aga teine aspekt, mis ma tahtsin öelda, et selle tasakaalu saavutamisel on ikkagi hästi oluline see, et meie aktiivsed kogukonna liikmed jääksid aktiivseks, ei heituks sellest, ja paralleelselt on loomulikult arendustegevused ja ettevõtlus peab toimima, et vallale maksuraha tuua ja nii edasi, aga et samal ajal aktiivselt kodanikud jälgiksid, mis nende ümber toimub, organiseeruksid ja ma arvan, et sellest tekib selline mõnus tasakaal ja dialoogi säilitamine ja hoidmine. Kindlasti selle töögrupi poolt ma oskan kommenteerida, mida me oleme arutanud, et kui siia valda midagi rajada, siis kindlasti läbimõeldult ja sellest peavad ka olema ka valla inimestele kasu. Ehk et siit tegelikult on kirjutatud päris mitu raamatut, aga üks raamat, mis ma tooks välja, on näiteks Sinine majandus, kus on üle 200 erineva sellise ärimudeli, mis ongi pandud tööle niimoodi, et keskkond muutub paremaks selle käigus hoidmise käigus. Nii et aga ma arvan, et meil on siin aeg lõpukommentaarideks, et proovime selle vestlusringi kuidagi kokku võtta, et mis oleks sellised siis soovitused ja sellised näpunäited, et kuhu me peaksime vaatama, kuhu liikuma, mida silmas pidama teie enda sellest professionaalsest valdkonnast? Jah, et kindlasti esimene soovitus on see, et mida iganes me kogukonna hüvanguks püüame teha, teeme seda koos kogukonnaga. Et seesama tänane üritus on ka minu arvates väga õigesti tehtud, et tulebki teha sellised laiapõhjalisemaid arutelusid ka ja need aitavad jälle maailmavaadet võib-olla avardada, sihte paremini seada. Et see on esimene asi, et tõesti kaasame kogukonda nendesse tegevustesse, kuhu me tahame, et kogukond ka ise panustaks. Selleks, et kui me teeme seda õigel ajal, siis kogukond sageli on ka vastuvõtlikum. Et hiljem on seda juba keerulisem teha. Ja teine asi loomulikult see, et motiveerime inimesi. Et ärme unusta seda poolt ära, et me peame seda motivatsiooni nagu moel või teisel üleval hoidma. Margus? Siia sõites ma mõtlesin ühe asja peale, et ma praktise poolelt ma tegelen elektroonikajäätmete teemaga ka ja võib-olla mõni teist on kuulnud näinud, me oleme Telliskivi loomelinnakus püstitanud ühe elektroonikajäätmete majaka ja siis ma mõtlesin, helistasin just meie reklaamiagentuuri inimesele, küsisin, et kuule, tuletame meelde, et millal me istusime, arutasime, et esimest korda, et millal see võiks teha. Vaatas järgi kalendrist, ütles see 16. september oli, et mõtlesime, et teeme mingi see aasta, iga aasta kampaania, et teeme mingi skulptuuri. Siis nemad pakkusid Eloliivi ja meie ja siis Kreatumi agentuur. Ja siis ma mõtlesin, et kuule, et kuidas see võimalik, et me nagu, et nii nagu lühikese ajaga tegime mingisuguse üks asja. Ja siis tegelikult tunduski, et see oli näha, et kõik osapooled, absoluutselt kõik osapooled, kes olid, neil oli nagu väga kõrge motiveeritus ja tahe. Igal ühel oli mingi oma huvi seal. Reklaamiagentuur vaatas mingi lahe värk, saavad mingi kuskile võib-olla muna peale minna. Eloliivil oli järgnev lahe installatsioon, ta on ise ka kõrge keskkonnateadlikkusega. Ja meil oli jällegi natuke teistsuguse nurga alt kampaania, sinna see kunsti poole sisse toomine või sümbool ja näitlikustamine ja meile kõigile. Me tegutsime nagu, meil oli kõigil väga kõrge tahe. Et selles suhtes mis iganes omavalitsus see on, ma mõtlengi, et see rohevald on siin nagu selles suhtes ka sümbol, et see võib kes iganes või mis iganes vald või linn olla. Aga seal ongi see, et tuleb kohe laua taga küsida, et kas te nagu usute, kas teile meeldib see idee, mis me teeme. Kellel ei ole usku, siis see läheb ära. Et tuleb järgi. Laua taga peavad olema ainult need inimesed, kes tahavad ellu viia mingisugust lahedat ideed.
et kui keegi hakkab kuskil nagu jalga väristama või pabistama või mingi, et ka kõige kõrgemal tasemel on ju, ütleme, et ka juhtidest ja volikogu on ju, et noh, et kuule, äkki keegi eelistab, mingi jama tuleb või mind ei valita enam, ma ei tea ju. Selles suhtes, et tihti ongi nagu sellised pragmaatilised põhjused, et siis mine ära. Sa pead olema ikka täiega. Jah, täiega, tahtma. Väga hea, ma võtan sellest tahtest kinni, et tahte säilitamiseks on tegelikult vaja inimestel väga tugevat sellist vaimset tervist ja heaolu. Ja kuidas me seda saavutame, on ikkagi see, et me tegelikult hoiame seda inimeste liikumisvõimalusi, inimeste kergliiklusvõimalusi, nende vaimse taastumise võimalusi rohevõrgustiku näol. Me hoiame seda hüve, et inimesed saavad minna vabalt jalutada, nad julgevad oma lapsi lasta rohealadele mängima. Me hoiame sellega ära inimeste rasvumise probleemid ja kõiksugused füüsilise tervise probleemid. Aga teiselt poolt inimeste tahe ja inimeste hea tahte ja sellise vaimse tervise hoidmisel on väga oluline roll ka see, kuidas me asju planeerime. See, et me ei sõida inimestest täiesti üle, see, et vald hoiab siin sellist tugevaid ohjasid inimeste heaolu eest seistes. Ja see heaolu muidugi kätkeb seda, et meil on puhas loodus meie ümber. Teeme panelistidele suure aplausi. Kui nüüd jäi midagi ütlemata, siis võib ütelda ühe sõna, aga kui ei jäänud, siis... Muutus algab igaühest enesest. Väga hea. Aitäh, Raimond. Aitäh, Margus. Aitäh, Pati.